Ettevõtjad ütlevad, et suurim segadus algab juba sellest, et praegune toimiv äärimudel raputatakse täiesti laiali. Jäätmekäitlejad kardavad, et uus kord toob juurde bürokraatiat ja kaotab konkurentsi. Sisetehing käitluses tähendab seda, et kohalik omavalitsus võib ilma hanketa suunata jäätmed oma ettevõttesse. Mis te arvate, kas kohalikel omavalitsustel selleks ka huvi tekib või on see majanduslikult kasulik või? No kindlasti osadel omavalitsustel selleks huvi on, sest täna on omavalitsustel ka ettevõtted olemas, kes tegutsevad. No kas see tooks kaasa näiteks ka teenuse hinna kallinemise? Hinnad võivad olla kallimad lausa 100% või siis isegi rohkem. Jäätmed ei ole täna enam mitte selline prügi, mille kõrvaldamisega tuleb tegeleda, vaid jäätmed on tegelikult väga oluline ressurss uue tooraine tootmiseks. Ja kui selline laus munitsipaliseerimine toimub, kus omavalitsused saavad nii-öelda võtta enda kätte kõik jäätmed ja otsustada selles osas, mida nad nendega teevad, siis tegelikult see sulgeb absoluutselt turu siis erasektorile, tegelemaks siis jäätmetest kaasaegsete tehnoloogia abil siis uute materjalide tootmisega. Ja teine osa, mis me näeme, on ikkagi see, et see loob sellise väga keerulise hinna olukorra turul, kus omavalitsused hakkavad dikteerima ka nende jäätmevoogude hinda, mis siis tegelikult nad ise ei soovi käidelda, aga nad nii-öelda siis dikteerivad seda, millise hinnaga nad on valmis seda siis kellegile andma. Ehk et siin on mitu sellist konkreetselt konkurentsi riivavat seisukohta. Kai Realoo sõnutsi on jäätmereformi läbisurumise taga poliitiline tahe ehk mõni võimul olev erakond, kes tahab jäätmekäitluses tiirleva raha pöörata millegi rahastamiseks. Mida segasem on skeem, seda segasem on ka see, kuidas raha seal sees liigub. Kaua ettevalmistatud jäätmereform, mille siis põhi eesmärk ongi olnud olmejäätmete ja pakendijäätmete suurem ringlussevõtt, siis meie näeme, et väga suurel määral see ringlussevõtule kaasa ei aita. Mis veelgi hullem, me muudame pakendijäätmete kokkukogumise süsteemi totaalselt. Kui varem tehti seda läbi avalike parklate, konteinerparklate, mida on umbes 8000 praegu Eestis, siis uue jäätmereformiga on planeeritud 2-3 jäätmete kogumiskonteinerit tiheasustuses iga kortermaja juurde. Ehk et iga elamu juurde, see tähendab seda, et neid kohti on kuskil 150 000. Ja väita, nagu jäätmereformi puhul on avalikkusele kommunikeeritud, et ei lähe kallimaks, läheb mugavamaks ja väita, et ei lähe kallimaks, on ilmselge vale. Ettevõtjate ja toidutootjate sõnum on seega otsekohene. Reform tõstab kulusid ja lööb segi senise pakendiringluse. Riigikogu keskkonnakomisjon peab nüüd vastama küsimusele, kas nii ulatusliku kriitika järel tuleb eelnõu sisuliselt ümber teha. Küsimus on konkreetsetes detailides, näiteks kas kohalikul omavalitsusel lubada teha sisetehinguid, kui palju maksab mingisugune tühjenduskord, mitu konteinerit kuskil peaks olema, et need on väga valdkonna spetsiifilised küsimused ja kahjuks on nii, et Riigikogus tuleb teha kompromiss, ehk siis arvestades erinevaid huvisid. Toiduliit rõhutab, et reform tõstab tootjate kulusid ja võib mõjutada toidu hindu, mis on ju niigi äärmiselt kõrgelt meil praegu. Me ei ole ette näinud mingisugust hinnatõusu toiduainetele ja läbi siis selle pakendi teema täiesti arusaadav, et see mure tekib, aga kogu pakendi temaatika ja tootja vastutuse me võtame ette Riigikogus järgmisel aastal, kuna Euroopa Liidust tuleb siis uus pakendimäärus, mille raames me hakkame kõiki neid teisi ettepanekuid ja küsimusi ka menetlema.